Viljandi spordikeskuse juht Mati Jürisson. Seisame Männimäe spordihalli ehitustandril. Plats on juba roheline, töö mürinal käib ja kogukonda võib rõõmustada vist sõnumitega, et väga kaua enam ei lähe. Jah, ma julgen arvata, et selline paari kuu jooksul lõpptähtaega ei hakka siin välja hõikama, aga ütleme nii, et sügiseks, kui on vaja halli tulla, siis ta on valmis. Mis seisus praegu tööd on? Seda näevad kõik, et plats on roheline, aga siin on 100 inimest praegu peal, mis mürinad siin tehakse? No siin käivad mitu tööd korraga, väljak sai valmis, väljakule on juurde vaja veel siis lõigata ka kollased ristiväljakute jooned, mis on tellitud ja tehakse augustikuu jooksul ära kindlasti. Siis nagu näha, sloveenid on kohal, käib tehnilise halli puudutavad tehnilise inventari paigaldamine ja kõik see tehniline inventar on juba ka kohal. Siin mürinal toimub olmehoone ehitus ja ehitajad laavad rakist, sest üks suur töö seisab ees, selle kaarkatuse valamine. Aga arvatakse, et selle peaks ka augusti viimaseks nädalaks tehtud saama ja ilmselt siis kuskil septembri esimesel nädalal saab hakata halli püstitama, et kui on kõik kuivamised asjad ära olnud. Et oluline on ju see, et see hall on vaja siia kinnitada külge, et sellepärast on ka nii suured kõrged vundamendid, kuhu see hall siis kinnitatakse. Kuidas vahepealne pandeemiast tingitud ehitusmaterjalide kallinemine ja tarneraskused nüüd halli ehitust, kas ja kuidas on mõjutanud? Eks ehitaja on näinud kõvasti vaeva ja ilmselt ma ei imesta, kui neil pea on hall lõpuks, kui see hall valmis saab. Jah, olid keerulised ajad, tuli materjali otsida siit ja sealt, laepaneelid näiteks on toodud Leedust, Lätist. Ehitaja on vaeva näinud ja müts maha ja julgen öelda, et viimase 2 nädalaga on tõsiselt näha, et siin on toimunud muutused. Just see, et väljaku osa sai valmis, hetkel me seisame jooksuraja peal, see põhi peab natukene vajuma, uus tihendamine, tegelikult kõik on juba normi järgi mõõdus. Tuleb siia põhi, tartaanivalu järgmisel nädalal, nii et saab ka jooksurajad valmis ja nii ta vaikselt tuleb. Sisuliselt kõik peale halli enda on siin kohapeal olemas? Kogu materjal on Eestis. Kohapeal on nüüd kõik tehniline inventar, mis on vajalik halli püstitamiseks, just need lüüsid, puhurid, kõik muu majaminev atribuutika. Sloveenid on kohal, nad käisid juba ka 2 nädalat tagasi, vaatasid objekti üle, võtsid veel mõõdud asjad, kuhu lähevad uksed, mismoodi, mida paigutada, kuhu teha, nii et neil on ka eeltöö tehtud ja ma usun, et nad saavad kenasti oma asjadega hakkama. Kui palju välist huvi selle halli vastu on teiste spordialade ja võib-olla ka teiste maakonnaklubide poolt? Hetkel ei ole veel, sest me ei ole teda välja veel kommunikeerinud või kommunikeerinud, aga praegusel hetkel töötame välja hinnakirja. Ma arvan, siin augusti lõpul, septembri algul kindlasti anname teada ka juba esimestest broneerimisringidest, et on võimalik hakata aegu broneerima ja nii see läheb. Jah, hetkel veel, see töö käib kontoris. Nii et paar kuud ja siis tuleb üks hirmus suur pidupäev Viljandi spordikogukonnas. Ma usun küll, et see saab olema rõõmupäev väga paljudele inimestele, eriti neile, kellele jalgpall meeldib, aga ma julgen öelda, et ka kergejõustiklaste treeningtingimused kindlasti paranevad just nimelt seda, et probleemiks on olnud, et Viilhallis ei ole võimalik pikki lõike joosta, siis siin on võimalik joosta 100 meetrit lausa sisetingimustes, nii et ta on tegelikult kõigile. Teeme võib-olla ühe loo veel, kui siin tartaan ka maas on, siis läheb suur hulga inimeste tuju veel paremaks. Miks mitte? Ja võin veel öelda, et kogu vajaminev väljaku inventar, nii väravad, tõkked, treeningvahendid, stardipakud, asjad, kõik on tellitud, on tarnija laos ootel, et tema ootab ka ainult stardipauku, et saaks kohale hakata tooma. Siin samas seina ääres, kus me seisame, siia peaks tulema siis selline Varbsein tribüün, ka siin tarnija on käinud juba koha peal, võtnud oma mõõdud, see on töös, kõik ootavad, saaks aga tulla, asju paika panna. Aitäh, Mati, ja kui mitte enne, siis paari kuu pärast räägime siin samas jälle. Igal juhul. Aitäh!